Alustuseks on vaja olemasolevat juuretist. Kui saiajuuretist ei ole võimalik kuskilt leida või ise nullist valmistada, siis võib alustada ka leivajuuretisega, mida siis tuleb toita nisujahuga. Esimese päeva hommikul või lõuna ajal võtan külmkapist välja olemasoleva juuretise ja toidan seda. Kuna ma ei soovi tegeleda suurte juuretise ülejääkidega, siis toidan juuretist sellises koguses, mida mul parasjagu küpsetamise jaoks vaja on. Juuretise toitmiseks võtan 2 osa jahu ja 1 osa vett. Segan kõik omavahel kokku ja panen toatemperatuurile seisma. Juuretise purk tuleks pealt kinni katta, et putukad ligi ei pääseks, aga juuretis saaks siiski õhku. Mina jätan purgi kaanele väikese õhuvahe. Olenevalt ruumi temperatuurist võib juuretise käärimine aega võtta umbes 5 tundi. Juuretis on valmis siis, kui see on kerkinud mitmekordseks ja mullitab korralikult. Saia küpsetamisel on kogused väga olulised ja sellepärast kasutan abivahendina alati kaalu. Kui olen retsepti jaoks vajaliku koguse juuretist ära võtnud, siis peab mulle alati jääma alles juuretist ka järgmise küpsetamise jaoks, mida ma siis uuesti toidan vastavalt vajadusele. Taigen on esialgu paks ja sisse jääb palju ebaühtlaseid tükke, mis muutub peale esimest venitamist. Panen taigna kaane alla toatemperatuurile seisma. – 20 minuti pärast teen esimese venituse. Teen käe märjaks ja hakkan taigent kausi äärtest keskele tõstma. Kordan protsessi nii kaua, kuni taigen muutub ühtlaseks ja tükke enam sees ei ole. Esimene venitamine võtab kõige rohkem aega. Katan kausi uuesti kaanega ja jätan seisma.
20 minuti pärast teen teise voltimise. Nüüd on taigen juba palju elastsem ja venivam. Voldin taigna 4 servast keskele kokku, et moodustuks ühtlane taignapall. Kahekümne minuti möödudes teen 3. ja viimase voltimise. Taigen on juba väga elastne ja viimane voltimine võtab väga vähe aega. Enam ei tohi taigent üle venitada ja tekkinud õhumulje välja suruda. Katan kausi kaanega ja jätan taigna 2 tunniks toatemperatuurile seisma. Valmistan ette kergituskorvid, võib olla ka tavaline kauss, mis on vooderdatud rätikuga. Venitan taigna tööpinnal suuremaks tükiks ja voldin kokku. Hakkan taigent vaikselt enda poole tõmbama, et moodustuks ühtlane päts ja taignale tekiks sisse pinge. Katan vormid rätikuga ja panen ööseks külmkappi seisma. Küpsetan järgmisel päeval siis, kui on mulle sobiv aeg. Sai tasub kindlasti järgmise päeva jooksul ära küpsetada, sest ülejärgmisel päeval võib olla taigen juba üle kerkinud ja ei saa enam nii head tulemust. Saiad võib küpsetada eelnevalt kuumaks aetud malmpotis, aga mina olen küpsetanud tavalise ahjuplaadi peal. Selleks, et saiad ei saaks liiga kõvad, panen ahju põhja kausi veega. Kui ahi on saavutanud õige temperatuuri, tõstan saiad küpsetusplaadile. Teen saiadele kaunistuseks sisse lõiked. Kõige lõpuks teen ka paar sügavamat sisselõiget, et sai kerkides lõheneks mulle sobivatest kohtadest.